Täna ma olen keset segadust ja see segadus on mul täiesti õigustatud, sellepärast, et ma valmistan ette emadepäeva kingitust oma emale. Ja ma soovitan natukene mõtiskleda ja natukene vaeva näha või mis vaeva näha, vaid lihtsalt nagu natukene teha midagi enda emale emadepäeva kingituseks. Kas see on lihtsalt mingi selline tore päev, et kingid mingi, ma ei tea, spa on ka väga tore, eks, et kuidas kellelgi, inimesed on ju erinevad, mina olen lihtsalt selline kingituste inimene, et ma nagu mingi spa paketti võib-olla ma kingiks oma emale, kui ma oleks vanem ja vist ma arvan ja rohkem raha, siis ma võib-olla kingiks, aga ma ei tea, kui mul oleks raha üle aru, et siis ma võib-olla ikkagi teeksime neid kingitusi, ise tehtud kingitusi, et minu kingitus see aasta on ehetekarp. Ja ma võingi tutvustada, ma loodan, et mu ema et ema ära vaata seda või ise vaatad, kuidas tahad, et kui tahad, võid vaadata ka, kuidas ma teen, kui tahad, jääb see üllatuseks, vahet pole, kingi saab ikkagi. Nii, ma nüüd näitan ära värki. Ma kasutasin ära kavatsen kasutada ära oma väga ilusad teekarbid, et siit sest see on see kuldne, mu emale sobib siuke kuldne värk. Ma kasutan ära selle osa, et need käivad niimoodi lahti. Ma ilmselt panen need kuidagi kinni, et need siin ei ulbiks niimoodi. Ja nii, ja selle osa nii. Ma ei tea, kas ma seda osa veel kasutan, sest vaata, siin on selline vahe. Ma vaatan, kas annab. Siia peale kindlasti seda ma ei kasuta. Nüüd mul ongi selline asi siia mõeldud, see on must nahk. Ma praegu liimingi seda. See on siukene asi. Ja vaata, ma näitan, kuidas see tuleb. Et ta tuleb selline must nahkne sedasi ja siit pealt on ka must nahk. Siit tuleb kõik mustast nahast. Ja siis peale tulevad sellised kuldsed. Ma ostsin sellised puidust värgindused. Igasugused värgid sellised puidust. Ja nüüd ma teen akrüüliga nad kuldseks. Vaat see on veel nagu ühe kihiga ja see on juba mitme kihiga. Ja ta on nagu täiesti kuldne, eks ju. Ja siin musta peal see kuldne, näed. Ta kohe niimoodi tuleb siia. Ilmselt ma panen selle siia keskele niimoodi selle musta naha peale. Ja siia ma teen, on kuldneks ja siia ma kirjutan oma ema nime, ma arvan, mu mustaga. Ma vaatan, ma ostsin seda musta akrüüli ka. Mulle meeldib neid meisterdusi teha, sest et siis ma saan jälle nagu uusi. Ma läksin näiteks sinna kunstipoodi ja seal on ju kohe inimesed, kes nagu abistavad, et kui ma ütlesingi, mul on vaja sellist väikest puidu nikerdust nagu kuldseks värvida, sest mina vaatasin spreivärvide hulgast. Ja ta ütles, et näed, see on kohe parem variant ja nüüd ma esimest korda teen akrüüliga. Ja see on tõesti parem, ta jääb nagu väikesemal detailil kergem, et see spreiga oleks nagu liiga. Ja selline ja vahva, ma ei tuleks selle peale, et mingit siukest svammi osta, ma ei tea üldse, mis asi see ongi, vot, ja seda ma nüüd siis siin teen. Ja mulle meeldib see nagu meisterdussegadus. Kui on niisama segadus toas, siis on nõme. Aga kui on meisterdussegadus, see on hoopis midagi muud. See tähendab, et ma nagu susin midagi, mulle meeldib see meisterdussegadus. Ma panen omale mussi, mul on internet, ma saan kuulata ööülikoole või mõnda muud lahedat jututeemat või raadiot ja saan siin vaikselt meisterdada, asjad kuivavad ja siis saan jälle edasi teha. Vot see mulle meeldib. Ja see ma soovitangi teha emale mingisugune kingitus on ju. Empside päev tuleb ja veel on aega. Okei. Liimin praegust. Selle karbi ümbrise ma teen on ju sellest papist ja mul on see siuke, ta ei ole päris nahk, mingi naha moodi asi. Panin liimi ja siis, et need see hoiaks nagu kinni, siis mul on need juukseklambrid. Ja see hoiab nagu hästi ja see liim kuivab üsna aeglaselt. Ja juba hakkab nagu looma vaikselt, et siia tuleb see karp sisse ja see on nagu see ümbris. Mõnus.
nii kaua, kui mul siin see liim kuivab, siis ma mõtlesin rääkida ühest värgist. Või noh, vaata, kuidas mul see liim kuivab on ja ma kasutan oma raamatuid. Noored lõvid hoiab mul seda nagu õiges kohas, et kui ma eks ju liimin, siis ta ei tohi jääda mul sirgelt, et ma ei saa enam kinni panna, et siis ma kinnipaneku asetuses nagu liimin ta kinni, et nüüd mul on need ääred on praegu teema. Tegelikult ma võiksin ju kohe samal hetkel teise poole ka teha, aga noh. See mul hüppas alles praegu pähe, et ma saan ju 2 korraga teha. Üldsegi viimasel ajal ma olen nagu kokku puutunud või noh, ma olen nagu avatud nagu elu selliste elu nagu katsumuste ja keeruliste olukordade nagu kuidagi nendest olen avatud nendest keerulistest olukordadest ja katsumustest kasu lõikama. Selles suhtes, et enda jaoks mina pean enda elus kõige olulisemaks seda, et kõik, mis elu mulle toob, kõik katsumused. Number 1 on see teadmine, et mina ei tea, miks need seal on. See on minu nagu tegev või kontrolli alt väljas selles suhtes, et ma saan kui mul tuleb näiteks elus mingisugune katsumus, mingi suur asi, siis ma saan teda tervitada ja proovida võtta sellest katsumusest maksimumi, sest et ma lihtsalt usun, et kõik, mis minu teele tuleb, on seal selleks, et ma saaksin areneda ja tegelikult ma kuidagi miskipärast tunnen ka, et ma saaksin rohkem anda ja vastu võtta armastust, et see on nagu see tundub, see armastuse nimetamine on jällegi nii nagu selline kummaline asi, aga ma tunnen seda tõesti sisimas, et see nagu kuidagi, see annab mulle võimaluse nagu ennast nagu venitada, nagu ennast painutada, see nagu seda ruumi siin suuremaks. Ja võtmine, andmine on minu jaoks üheaegne. Aga jah, et see mõte, et mina ei tea, miks, mille jaoks mul asjad teele tulevad ja seda saab inimene teada ainult hiljem tagasi vaadates, et me saame ainult minevikku vaadata, et me ei tea, miks on mingid asjad meie teele tulnud. See on meie kontrolli alt väljas. Ainus, mida me kontrollida saame, on kuidas me nendele asjadele reageerime. Kuidas me nendest mõtleme, mida nendega peale hakkame. Nii. Ja ma tahtsin tegelikult rääkida üldsegist emast. Sest et ma terve see nädal olen tegelikult emadepäeva lainel, sest et ema on nagu võtmesõna elus. Või võtmetegelane elus. Isa muidugi ka, sest et isa on ka selline vältimat või nagu igal ühel olemas. Kas vähemalt olnud või see on nagu selline möödapääsmatu tegelane elus. Ema samamoodi, aga ema kuidagi on ju füüsiliselt rohkem seotud iga inimesega. Et ta on ikkagi, ema on seda ema on mind kandnud oma kehas, mind küpsetanud, kasvatanud, hoidnud ja teinud läbi selle sünnitusvalu, eks, selle läbi elanud, et minu jaoks, et mina saaksin siin olla ja tuleb emadepäev ja siis tervelt sellel nädalal ma nagu üldsegi, kuna ma teen seda kingitust, iga kord, kui ma teen midagi käsitöölist kingitust kellegi jaoks andmiseks, siis see on nii pikk protsess, see ongi nagu siuke meditatiivne ja minu mõtted neid kingitusi tehes on alati sellele inimesele, kellele ma teen. Ja see nagu, kuna mul on käeline töö, siis see kunagi genereerib siukseid puhtaid mõtteid või kõik, mis ma mõtlen, kõik, mida ma tunnen ja
kõik ma panen nagu sellesse kingitusse tegelikult ja see kingitus tuleb, see ongi protsess, see ei ole siuke mingi kiire asi, vaid ma teen seda juba näiteks täna füüsiliselt teist päeva, aga mõttes ma teen seda juba mitut päeva. Ja olen asju käinud ostmas ja niimoodi. Et mõelda, ma ärgitan mõtlema sellel käesoleval nädalal enda ema peale. Vältimatu oluline inimene meie elus. Ja ma tahaks, et sina kui vaataja, kas oma peas või oma mingisuguses paberilehel või kõigepealt kas oma peas mõelda välja selline lihtne asi, et mis on sinu ema, mis on nagu olnud parim õpetussõna, mida sinu ema on sulle andnud. Kas see on olnud suuliselt mingi lause tema poolt, mingi mõttetera, või on see mingisugune asi, mida tema on teinud ja sa oled kõrvalt vaadanud ja nagu võtnud seda õpetust endale teadmiseks, või on see mingisugune mälestus või mingisugune olek või mingi asi, mis on sinu ema sulle andnud midagi olulist. Sa leiad kindlasti vähemalt ühe väga powerful'i, väga mõjusa. Et ma palun sind, et sa mõtleksid seda välja, mis see on, kirjutaksid endal välja ja kui sa oled nõus, siis seda minuga jagama. Kas avalikult kuskil minu seal kommentaariumis või minule isikliku selle message'ite või meili teel või mis iganes, et minuga seda jagama, sest et ma nagu väga usun sellist värki, et nagu koos need või noh, mitu pead on ikka mitu pead, et kui ma ise mõtlen ka, et kui ma kunagi oma lastele, et mis on need õpetussõnad, mis on kõige vajalikumad olnud inimestele, et noh, mul oleks väga huvitav teada, et mis on need õpetused, mis on nagu sinule jäänud, et ma nagu saaks ise ka targemaks sellest. Ja ma olengi nüüd mõelnud, mis on see, millise õpetuse mina valiksin. Ja tegelikult, kui ma hakkan mõtlema, siis minu ema on mulle, nii minu isa kui minu ema on mulle väga palju õpetanud. Isadepäeva nädalal võib-olla ma räägin isast, aga praegu on emadepäeva nädal ja teema emast. Ja üleüldse minu hing nagu ihkab või minu süda ihkab seda või ma olen lihtsalt nii tänulik sellele võimalusele, et mul on olnud võimalus nii palju enda asjadega, enda jamadega tegeleda olnud võimalus ja ma olen võtnud sellest võimalusest kinni, et ma olen saanud natukene jälile, kus ma olen pidanud andestama. Minu jaoks andestus on elu õnne võtmesõna ja mina olen teinud läbi selle andestuse juurde jõudmise oma ema suhtes, andestanud mitte ainult oma emale, vaid iseendale oma mõtet andestanud, et ma olen mõelnud oma emast halvasti. See on nii powerful, nii tugev olnud. Ma pidin siin vahepeal tegema enda arvutile, või mitte arvutile, vaid sellele kaardile siin kaameras pidin formati tegema, sest miski jama seal oli. Ja vahepeal ma jõudsin juba siin teisele poole ka liimi panna, nii et nüüd ta liimub. Ma ostsin selleks, et karbi jaoks, ma nüüd lõikasin sellel suksukesel, lõikasin näo ära. Et siuke, ma algul mõtlesin, et kasutan seda siin karbi pea tugevduseks, aga siis ma mõtlesin hoopis midagi muud välja, et ma näitan sulle nüüd mu karp avaneb niimoodi, et näe, see on muidu see karbi sisu on ja aga ma panen siia selle tugevduse niimoodi ja siia tuleb ka see must nahk
ja siia ma panen ma panen magneti, mis ma võtsin teiselt karbilt. Niimoodi jääb see magnet, et kui ma kinni panen, siis teeb kinni ja siis lahti ja siis kinni. Vaat selline asi. Nii, oota, nii. See kinni. Oota, nüüd ma räägin empsidest edasi, eks. Ja mis ma algul siin ütlesin on ju, et oota, mis ma alguses ütlesin? Et empsid kõigile on olulised. Et mis ma selle andestusega, ma tahan veel rääkida ja ma jään seda ilmselt rääkima igavesti. Et see andestus empsile. Sest et jah, minu jaoks üldse elu õnne võti on andestus, bla bla bla, sellest ei saa täpselt aru, kui seda ei ole kogenud. Et kui on kõige lähedastemaga probleem, kõige lähedastemaga, ema, isa, õde, vend, siis see on probleem tegelikult sinu lähedal, see on tegelikult peegel sinust endast, aga see on nagu sinu, see, et sina oled vihane, on sinu asi, see ei ole kellegi teise põhjustatud põhimõtteliselt, et see on mingid sinu enda hoiakud ja sellele tuleb andestada ja andestus vabastab. Keegi vabastab ja peab andestama endale, teistele, kõigile sinu ümber, et sa saaksid, see lihtsalt vabastab, see on nagu vabastav, siis sa oled rahulik, sa suudad liikuda elus vabalt. Ja on vaja hoida häid suhteid oma lähedastega, oma vanematega ja seda on raske teha, sest et see on ju nagu mingid lapse aja mingisugused juuksed asjad tulevad kaasa ja siis on nagu raske sellest tuttavast heast asjast nagu, mis tegelikult ei tee nii hästi, on raske lahti öelda ja sellest tuttavast asjast lahti öelda, mis on kogu aeg käitunud niimoodi, et sellest on raske lahti öelda. Igatahes siin läheb nagu veits häguseks see teema. Aga ma jõudsin oma jutuga sinna, et kirjutage siis või vähemalt enda peas, vähemalt mõelge, mida on sinu ema sulle andnud sinu elus, mis on see mõttetera olnud, see õpetus. Ja ma pean nüüd tegelikult ka mõtlema, et mis see kõige tugevam on, mida minu ema minule on õpetanud. Mul on kuidagi väga eredalt meeles selline seik, et ma olingi siis 15, kui ma läksin muusikaliteatrisse, see oli see esimene läbimurre mul minu elus, ma olin tantsija ja seal, kuna see oli niivõrd tantsuline, see fame, see etendus, siis seal olid hästi palju trenne. Ja mina käisin ju keskkoolis ja see oligi niimoodi, et ma tulin koolist ja siis ma pidin minema sinna trenni. Ja see oli iga päev. Ja see oli nii, mul oli nagu siuke tunne, et mul oligi ema oli kodus. Ja ma pidin minema sinna trenni, mul oli, see oli nagu töö, eks ju, ma sain sellest palka, mul oli ju, see, kui ma tegin lepingu, siis mul oli kõik kavas juba ette pandud, et mis kuupäevadel midagi on ja ma olen andnud allkirja, et see on minu töö, ma käin seal treeningute eest, saan palka ja ma saan etenduste eest palka ja kõik nii. Ja siis oligi, et lihtsalt ma mõtlesin, et ma ei suuda minna, ma ei taha enam nagu. Ja siis mu ema oligi seal just, mul oli see treeningotsi äras, ma ütlesin, ma ei suuda lihtsalt. Ja kuidagi mul on nagu nii ehedalt meeles või vaata emad või tavaliselt ma arvan, et ma räägin paljude eest, on ju, et muidu on emad ikka siuksed näguvad ja või on siuksed, võib-olla jääb mulje ise endale, et on nagu mingid tutud ja ei tea midagi ja nii, aga tegelikult teavad emad väga palju või nagu täpselt õigel hetkel ta tegelikult ema on sulle ju olnud nagu mingil õigetel hetkedel ülitark või üli abistav. Ja siis ma mäletan, mul oligi siuke tupik seis iseendaga ja
ma isegi ei mäleta, kuidas ta täpselt ütles, aga see oligi see, et ma ikkagi läheks, sest et ma lihtsalt teeks, et ma lihtsalt läheks ja lihtsalt läheks ja teeks. Et ma ei mõtleks selle peale nii palju, et ma ei tekitaks endas seda nii suurt, et ma nagu liiga palju ei mõtleks, vaid ma ei jääks üldse mõtlema selle peale, vaid lihtsalt mine. Lihtsalt mine, ära üldse sellest rohkem räägi, lihtsalt mine. Ta muidugi ei olnud nii nagu mina on ja nii nagu ma olen siuke kiirem ja nagu kuidas ma ütlen, mina ütlen nagu rohkem niimoodi liikuvalt ja emotsionaalsemalt, siin omaette ka veel eriti, aga kuidagi jah see, et lihtsalt ära mõtle sellele, vaid lihtsalt tee, et vahel on lihtsalt asju, mida tuleb lihtsalt teha. Lihtsalt tee see ära ja ongi kõik. See on üks asi, sest et mul on väga palju siiani nii raske on ennast nagu vahel panna liikuma ja siis see, et lihtsalt ära mõtle, juba teed, juba hakka tegema lihtsalt suva. Ja see aitab, see tegema alustamine on kõige raskem. Ja üks asi, mis on mind väga aidanud, mis on nüüd nagu osa minust, ma üldse ei mõtlegi enam selle peale, aga ma tean, et see tuli minu emalt, oli ütlemine, et kui muretsemine midagi aitaks, siis muretseks päevad läbi. Ja muretsemine ei aita mitte midagi. Ja siis ei ole mõtet seda teha. Et see ongi, et kui sa saad midagi teha, siis tee seda. Ja kui sa ei saa midagi teha, siis ei ole mõtet enda närve kulutada. Sellele lihtsalt mõtlemiseks ja muretsemiseks. Nagu näiteks mul väga hea sõbranna, samamoodi minu arust tema ema midagi sarnast. Jah, täpselt sama asja ütles, meil olid emad ka lähedased. Tema ema mõned aastad tagasi suri, aga ta elab meie südametes. Aga täpselt samamoodi sama asja ütles ja ütles, et kui oled, eks ju, nagu ummikus oma autoga, siis ongi see, et sa võid küll mõelda, et sa jääd hiljaks ja kõik värk ja sa võid seal närvitseda ja nii, aga tegelikult, kui sa oled ummikus, siis sa ei saa mitte midagi teha. Sa oled lihtsalt seal autode keskel ja sa liigud täpselt nii kiiresti, kui see ummik liigub. Ja siis sul ei ole mõtet mõelda, et mis nüüd, kui ma jään hiljaks, mõtet on nagu seda mõelda. Jääd hiljaks. See on juba selge, mis sa siis nagu enam mõtled. Sa ei saa midagi teha sellel hetkel. Sa liigud nii, nagu sa liigud. Ja see on parim, mis sa teha saad. Ja see läheb nagu sinna samasse auku. Muretsemisel ei ole põhjust. Muretsemisel ei ole, on põhjust. Muretsemisel ei ole mitte mingit kasu. Muretsemine ei too mingit kasu. Muretsemisel pole mingit mõtet. See ei too endaga kaasa mitte midagi nagu. Peale närvikulu. See on üks väga suur asi. Mis on veel selline asi? Ma mäletan ühte hetke. Vaat minu ema on selline, ta on nagu väga heatahtlik ja väga selline pehme ja selline nagu meeldiv inimene. Aga ma olen kogu aeg teda vaadanud niimoodi kui pehmet ja sellist väga tolerantset ja kuidagi nagu alati nagu niisugust rõõmsameelset sooja inimest. Aga ma mäletan, oli mingi hetk, kus ma nägin ema nagu teise pilguga, oli midagi juhtus siis, kui ta ootas minu õde. Ja ta oli juba päris suure kõhuga, see võis olla ikka seal mingid viimased kuud. Ja kuidagi me olimegi siukses rahvarohkes kohas kuskil vist Viru keskuses ja pidime lifti peale minema ja midagi nagu polnudki, aga seal oli hästi palju rahvast. Me pidime liftile minema ja muidu minu ema on alati siukene malbe ja siukene tagasihoidlik, aga kuidagi ma tundsin, et temas see ema lõvi või mingisugune selline asi, et ma pean saama liftile, siis ta lihtsalt kuidagi hästi kindlalt ja hästi inimeste vahelt läbi läks lihtsalt lifti. Või nagu, et nüüd kuidagi see kindlus ja see, et ja mis mul sellest pisikesest hetkest jäi, oligi see, et muidu on kõik
võib-olla kõik meeldiv ja kõik nii, aga kui midagi puudutab lapsi või tema lapsi või kui asjad on, kuigi see ei olnud mingi suur moment on ju, aga ikkagi kuidagi see kaitse, kuidagi see jõud, ma nägin kuidagi mingit jõudu, et nüüd see sihikindel minek läbi rahvamassi, kuidagi ma lihtsalt nägin midagi teistmoodi, kuidagi teistmoodi hoiakut ja see nagu on nii soojendav, et sest ma tean, et kui midagi tema lastel on, kõigil tema lastel, siis ta ongi nende nagu jaoks või kuidagi mu ema on hästi seotud oma lastega ja ta väga mõtleb meie peale ja ta annab meile kõik, mis ta saab anda. Ja ma tean seda, mul on see silmapisar nagu siin varuks, aga see praegu ei tule. Aga ta lihtsalt ja ma tean, et ta annab seda, mida tal anda on ja ei ole minu asi öelda, et seda ju pole, sest et inimene saabki anda ainult seda, mida tal on. Ja see on õnnistusna. Et mina olen väga lucky ja ma arvan, et ka sina oled väga õnnistatud, sest et enamus meist, vähemalt minu vanustel, on ema olemas ja tead, sul tuleb lihtsalt muud valikut ei ole, kui olla tänulik. Et sul üldse on kellele kingitust teha emadepäevaks. Et sul üldse on kellele lilli viia, kelle poole pöörduda. See ei ole iseenesest mõistetav, et meil on või et minul on ema, kellega ma saan ikka veel suhelda, kelle poole ma saan pöörduda ja kes on ka huvitatud minust. See ei ole iseenesest mõistetav, sest mõnel meest on ema kas tahtlikult oma teed läinud või on see elu tee lõppenud, eks ju, on meie seast lahkunud, surnud. On ka neid, mis ei ole nagu valikuline, aga see on mõlemat pidi väga hull kogemus või väga lihtsalt, et kui sul on ema olemas, siis ole väga tänulik. Ja kui sul on olnud ema olemas, olla tänulik. Ja kõik, mis meie teele ette satub, on millegi jaoks meile hea. Ja miks ma ütlesin siin jutu alguses, et me ei tea, milleks meile või nagu asjade keskel, me ei tea, miks elu on meile toonud mingid vingerbussid siia ette, et me saame seda ainult tagant järgi näha. Ja ega võib-olla me ei teagi, miks on meil meil on sellised vanemad, nagu meil on, et me saame tagant järgi teada, miks see meile meie eluteel ja arengul kasuks oli. Et jah, kui sul on vanemad olemas, siis ole tänulik, sest et see ei ole iseenesest mõistetav. Näiteks, sest et kui sa saad lapse, see ei ole nagu mingi kohustus, et sa oled lapse kõrval, sest et sa võid teha valiku, et ma ei suuda selle lapsega tegeleda, ta jääb kellegi teise hoolde. Ja ka temale andestada, sest et ta võib-olla ei olnud valmis, inimene ei olnud valmis selleks, see on ka okei, ta ei ole monstrum, ta ei ole koletis, ta lihtsalt teeb seda, mida ta suudab ja sellel hetkel ei suutnud. Aga et sinu vanemad on seda suutnud, kui sinu vanemad on seda suutnud, see on suur asi, iga asi on millekski kasulik ja me ei tea, miks meil on see kasulik, alles tagantjärgi tarkus on see, miks me saame teada, miks on see olnud kasulik. Ja mina püüan siin ka täna emadepäeva nädalal mõelda, miks on minu ema olnud minu elus mulle kasulik. Kõik need, mis me oleme koos läbi elanud. Kõik see, missugune ta on, mismoodi see on minu elus kasuks tulnud. Millised õppetunnid on sellest tulnud. Ja see on tagantjärgi tarkus ja selles mõttes usaldada, et kõik see, mis meiega toimub, ei ole mitte meie vastu, vaid meie kasuks. Kõik need katsumused on võimalused meile arenguks, suuremaks õnneks, suuremaks rõõmuks.
nii. Ja ma mõtlen ka ikka midagi nüüd otseselt, et mis on olnud see asi, mis õppetunnid, mis on alles tagantjärgi mulle nagu kasuks tulnud, et ja ma arvan, et praegu kõige rohkem ongi see andestus, et minu ema on niivõrd hea ja niivõrd omamoodi ja nagu mul ongi see väga suur selline asi olnud, et see enese andestus ja emale andestus, no ma ei vaja tegelikult emale andestama, ma pean andestama iseendale, et ma olen emast halvasti mõelnud. Ja see on olnud minu jaoks võimalus ja see nagu nende toksiinilised või mingisugused mustus on minu kehast ka füüsiliselt saanud ära tulla rohkem. Iga ja andestus on igapäevane praktika. Ja siis saab aina puhtamaks nagu selle keha vaimu, ma ei tea, mis mõtted, mis seal veel on, mingid energiat. Ma arvan, sellega saab kõik nagu vastus kõigele. Et seda ringi ja samas ma mõtlen, ja vahel inimesed ikka ütlevad, et mingid sõda käib, et kas me peame neile lihtsalt andestama. Jaa, peab küll, sest et siis lõpeb see ring, siis me vabaneme sellest. Siis see on vabadus, siis see ring katkeb, sest et kui me lähme vastame samaga, siis nad vastavad samaga, siis samaga, et nagu ei sama enam. Ei samale. Teistmoodi nüüd on andestuse aeg. Näed, kui ilusaks kuldseks ma sain, see üsna raske oli seda teha, sest et siin on nii palju neid väikeseid pisukesi vingerpussi ääri, et neid vingerpussi ääri oli raske teha kuldseks ja näe, siia ma sain selle nimesildi koha ka, siia ma kirjutan oma ema nime. Ja neid vingerpussi ääri oli ka üsna keeruline teha, aga mul oligi see, et ma kuulasin samal ajal seda õpetlikku teksti andestuse kohta just oligi ja tuletasin nagu meelde ja siis ma samal ajal värvisin, et see oli niisugune tore asi. Nii, jah. Ja palun kirjutage mulle, mida on sinu ema sulle õpetanud. Ma tõesti tahaks väga teada. Ja ma nägin sinna YouTube'i kommentaaride all oli üks neiu kirjutanud mulle ka minu eelmise video kohta, et rääkida gümnaasiumi aegadest ja ma arvan, ma saangi seda juba järgmine nädal teha. Või mis järgmine nädal? Järgmises videos. Ma nüüd olen mõned, vist paar päeva siin on mul jäänud nagu video tegemisel vahet, et ma võtangi seda nagu natuke vabalt, et mul on nagu see, et ma võin iga päev videot teha, aga vahel mul on lihtsalt see, et mul väga nagu mõtet pole või noh, nagu ma tahaks ikkagi seda omavahelist jutustamist ka, et kui on mingid teemasid, siis ma saaksin, ma nagu hea meelega jutustaks omavahel on ja, et selles suhtes, et mingidel teemadel, mis vaatajat huvitab, et sind, et sa võid minuga jutustada, siis mul on endal ka nagu parem või ma saan nagu ka mõtteid sinuga jagada, sinuga koos. Nii, tänane kivikotti talisman on see tuleb talismaniks kivikotti kaasa ja sellega tuleb soov head vaikust. Meditatsioon on midagi, ta on küll vaikus, aga ta on nagu, mina tunnen, kui mina mediteerin, et ma olen keskel ja see on rõõm, selline õrn rõõm kogu aeg. Õnnetunne tekib nagu või selline selgusrahu, sisemine rahu, et ma soovin seda sulle, ma soovin sulle sisemist rahu, oota. Tänane kivikotti talisman on raamat meditatsioon algajatele ja sellega kaasneb soov sisemine rahu. Olgu, ole sa tubli, ole sa tänatud ja mõtle oma emale. Nii palju teemasid, jutustame oma vahel, eks ju. Ole tubli, ma tean, et sa oled väga lahe. Sa oled juba sellepärast lahe, et sa siin minuga jutustad.
juba ongi kõik korras. olgu, ole tubli, homseni.